see vaata see briljantrohelise mehikese see häbistamine seal Valge Maja ovaalsaalis oli. No milles see häbistamine seisnes? Seal pidi olema lepingu alla kirjutamine, olid 2 poolt. Trump oli nõus alla kirjutama ja siis oli see slaavi kaalikas, kes lubas alla kirjutada, siis tuli kohale ajas Jana Tarki, pani käed risti rinna peale, ajas kõhu ette, ütles suka pljääd ja ei kirjutanud alla. And I know what happens is you bring them on. No kas see, mille see häbistamine nüüd seisneb? Mis ta oleks nahublät pidanud ütlema, et siis ei oleks häbistamist olnud. Sukablätiga tuleb kohe meelde see, nagu oli Šveikist 100 aastat tagasi seal Jebenti tušuga. Et tundub, et siin minu mõelest häbistamisest on nagu, inimene häbistas ennast ise, käitus halvasti, mölises vahele, kui targemad rääkisid, see ei ole ilus üldse, mina nii ei luba teha, kui targemad räägid, see olge vait ja kuulake. Nüüd ei mölise seal kogu aeg. Senimaani vist üldse, ainult seal ovaalsaalis ongi vist ainult 2 juuti läbi tõmmatud, et üks oli see Monika Levinski esimene ja teine oli nüüd see sama. Ei ole rohkem, oleks rohkem, küll oleks ka seal rohtu leitud, aga ei ole õnne olnud. Ei ole õnne olnud, jah. No tegelikult vaata sama see Zelenski ja Trumpi see vaheline see case, et tegelikult ta näitas ühte asja sedasi, et USAs ei ole ikkagi sellist presidenti ei ole sündinud, kes oleks suutnud nende Ukrainaga saaride käest oma raha kätte saada. Vaata, kui raha on juba ära antud, eks ole, väga raske on seda tagasi saada.